No nii Kiik, nüüd on siis asjaolud sellised, et järgmisel nädalal on tulemas seminar, millele sa võiksid sissejuhatuse teha. Mis seminar? No ühesõnaga pole väga tähtis, selline mõned Baltikumi tähtsad ninad tulevad kokku ja räägivad juttu. Ühesõnaga selline väga igav. On ju? Väga igav. Kuidas eilse müügiga läks? Ma ei saanud. Ja tulid senseid abi paluma. Haha, namaste! Ja. Las ma näitan sulle, kuidas müük käib. Jah, tervist proua. Millega te tegelete? Ei noh, ametilt. Hotellindusega. Okei. Kuulen teie häälest ära, et teil oleks hädasti paberit vaja, sellepärast et täna on teil õnnepäev. Just mina olen see, kes saaks teile paberit müüa. Noh, kui maksud maha võtta ja transport ka, siis läheb umbes natukene üle 120 euro. Siis on diil, jah? Okei. No head päeva teilegi, proua. See oli vist mees. Kas teie teate seda tunnet, kui te sõidate Ameerika mägedel ning te avastate, et teie turvavöö on lahti? Vot see on see tunne, kuidas on olla firma elamas. Palun maksa mu juuksur ära, issand jumal. Me ei saa neid. Tere! Mina olen Tiit Lepp ja mina olen selle piirkonna elamus. Või noh, boss võib ka öelda. Ühesõnaga, meie oleme ID-Lammi töötajad aadressil Tööstuse 47. Ja siin on meie firma Päikese Hiir. Sa palun saad seda Kristi, ära hakka praegu, sa ju näed, meil on külalised. Aga mul oleks vaja. Igatahes liikudes edasi, siis jõuame meie firma sekretäri juurde. Ilma kelleta me ei saaks ilmselt üldse hakkama. Täpselt, nagu panin 60 tehniku ajan ju. Ja noh, see on tööajast, mis sa ikka teed, kui muud aega pole anna. Kuule, aga mul on siin nüüd natuke tegemist, ma pean nüüd. Põhimõtteliselt ma helistan klientidele, müün neile paberit, printereid. Kas ma ütlesin paberit juba või? Mis mõttes ta ei söö? Ei no, pane talle 2 kaussi ette, las ta siis ise valib. Ei no, jah, sul ei ole aega, aga... Ei, kuule, ta on sinu ema ka. Niimoodi, et jah, pane talle nüüd toidud ette ja las ta valib. Okei, ma praegu lähen, tšau. Kuule, kes see oli? Kaljulaid. Noh, mis täna siis toimub? Midagi. Okei, nukid. Okei, cool. Töötame edasi, rahvas. Me oleme Tiiduga väga head sõbrad. Me oleme justkui sukk ja saabas. Ja kui ta peaks kunagi pensionile minema, siis ma saan ta koha kindlasti endale. Miks ma nii arvan? Sest ma olen olnud siin kontoris juba 7 aastat kõige parem müügimees. Kuule, sul on üks huvitava sisuga meil. Ja siis saame teile praegu pakkuda. Praegu saame siis pakkuda teile. Mis te jooksid? Ei midagi, niisama tubleled. Vaatan, et lahendasid Rubiku kuubik ära. Ja töö. Kuule, mahla võid ka. Thanks.
Tiit, kuule, tahtsin sinuga veits rääkida. Mõtlesin siin endamisi, et noh, pole küll otseselt minu asi, aga minu arust me võiks teha paar hädavajalikku nagu muudatust. Et esiteks me võiks palgata IT-spetsi, tead, mul kuluks hädasti abi vaja ja ma arvan, see tooks kogu siia kontorisse siukest head uut hingamist. Noh, ja siis teiseks, tead, meil kõigil oleks uut tooli vaja, et hoiab selga korras. Ja siis tead, sinna nurka, Tiit, sinna nurka, Tiit. Sinna võiks teha sellise tervisenurga, tead, kus töötajad saavad venitamas käia ja sellised mõnusad kotttoolid, kus saab lõõgastuda, aga muidugi ainult lõunapausi ajal. Tiit, kus lähed nüüd? Tiit! Seda tuleb kõigepealt veits ette tellida, et me kohe ei saa. Hallo? Kus ta läks? Ei. Hallo? Jaa, mis värk sellega nagu on? Okei, nagu ma nii väga tahaksin juba tulla. Aga õnneks meid vist kõiki niikuinii varsti lastakse lahti. See ei ole mingi biiti, ära muret. Aga tead, tegelikult oli teile H&M-is nii head hinnad. Taid on olemas. Kuule, sa ei paki või? Oi, issand, sa ei paki või? Ma siis võtan. Aitäh sulle. Mida ma teen? Sa võid ausalt ära rääkida, mis toimub. Pigem hüppaks enne aknast alla. Me oleme esimesel korrusel. Kas sa ei saa midagi teha? No ma võin nendega rääkida. Jessica, kuidas sul läheb? Seda ma arvasingi. Sul on depressioon juba. Mul ametikoolis alati räägiti, et vaikimine on kõige suurem depressiooni sümptom. Aga Jessica, sellepärast ei saa nüüd elu otsa, et on võimalus, et sind koondatakse. Pealegi, sul on ainult võimalus. See ei tähenda, et just sina pead minema. Issakene, kas sa ei näe, et mul on praegu tegemist või? Mine tüüta kedagi teist. Asi on hullem, kui ma arvasingi. See töökoht läheb ikka sulle väga korda. Issake, Helena, saa aru, ma ei ole ju kurb. Tead, täna õhtul teeme sulle ühe meelerahutussessiooni. Teeme asjad paremaks. Aga seni kaua ma lähen räägin Tiiduga. Meil on vaja arutada. Mul on nagu nii kopp ees kõigest, on ju. Nagu see, eriti see Helena või kes ta iganes ka poleks. Nagu, lase mul olla ükskord. Tuleb ja hakkab lihtsalt targutama, et ma oleks nagu mingi kurb või midagi, on ju. Tegelikult on ju kõik timmis. Ma ei saa aru üldse, mida ta pablab. Lihtsalt vau. Sa käisid trennis või? Ei no, kuna meid nüüd lastakse lahti, siis ma mõtlesin, võtta meid vabalt. Mis nad teevad? Lasevad mind lahti või? Laske mind naerda. Ma ei saa aru, miks inimene või avalikus kohas stressidega käia. Miks see nii halb on? Ma ei saa aru sellest. Ma nägin Tõnis vist täna Taara automaadi juures. Vist. Okei, nagu te juba teate, siis mis sul seljas on, Tõnis? Igatahes, nagu te juba teate, siis meil on koondamine ja noh, õnneks mis koondatakse ainult paar inimest. Paar! Ja seega ei ole teil veel midagi muretseda, kui siis sul, Siim, sul on küll vaja muretseda. Te olete tublid olnud ja praegu ei lasta veel kedagi lahti.
aga sa ju just ütlesid, et paar tükki lastakse lahti. jah, ma tean, mis ma ütlesin, lihtsalt tehke oma tööd. ja vähemalt ei lasta teid kedagi veel maha. ei, okei. Tavaliselt on Tiit täitsa okei ülemus, aga vahest nagu ta justkui muutus koolieelikuks. ma tegin täna Solitaares uue rekordi. 4 minutit ja 21 sekundit. See on päris hea. Kristi, mis siin toimub? Paar inimest lastakse lähiajal lahti. Mida? Kuule, mida sa jamad nüüd? Mis koondamisest mulle räägiti? Miks keegi üldse peaks kedagi lahti laskma? Meil on ju kõik nii hästi. see ei ole minu otsustada. Mulle anti selline käsklus täna ja mina ei saa ka põhjusest aru. Kas te nalja teete või? Ma olen 5 aastat siin töötanud ja mitte kordagi pole mingit koondamise juttu olnud. Ja nüüd, kui ma vahelduseks tööle tulen, siis on kohe mingi koondamise teema. Äkki oleks pidanud eelmine nädal tööle tulema? Tegelikult ma tean, miks just meie koondamise alla jäime. Nimelt, kui masinas on üks kruvi lahti, ei saa ta korralikult funktsioneerida. Et masin jälle tööle hakkaks, tuleb kogu masinavärk lahti võtta ning katkised osad üle vaadata ja tervetega välja asendada. Meie katkiseks osaks on vist Siim. Mis te arvate, kes lähevad? Kui mind välja jätta muidugi. No, Jessica on suht bitch. Ta võiks minna. Tõnis ka kindlasti. Ma ei saa aru, miks ta ikka veel siin on. Ta oskab paberit müüa. Aga ta on nii imelik. Nagu mis ta peas toimub? Mul pole inimeste vastu midagi, lihtsalt mõned inimesed on väga ebameeldivad. No näiteks, kui sa lähed kohvikusse ja see teenindaja on selline 19-aastane noor neiu, tukk on lõuani ja see pilk, millega ta sind vaatab, jube, täpselt samasugune pilk on Jessica'l iga kord, kui ma tema poole vaatan. Siin on minu eelmise kuu müüginumbrid, vaata üle, saada juhatusele või midagi. Okei, vaata, mis ma teha saan. Veel midagi. Ja siis need spordiriided, mis mul ennem oli, et käisin jooksmas ja siis ma mõtlesin, et enne kui koju lähen, teen paar müüki veel ära. Sa käid tööajast jooksmas või? Ma nüüd lähen, aga tore oli. Tõnis on väga imelik tüüp. Aga ta oskab paberit müüa. Koondamine. Ma olen koondamisest rääkinud juba sellest ajast peale, kui ma siia jõudsin. Mainisin seda isegi oma CV-s. Kogu sellele asjale tuleks nüüd järjest start. No eks mõni õnneks siit ikka läheb vist ära ka, jah. Kes? No, Kiik on suht lamp tüüp. Kuule, Tõnis, sa tead oli, et ma kuulen. Mul on kõrvad. Kõigil on kõrvad, sa pole eriline. Nii, igatahes. Ma kuulsin, meid koondatakse. Nüüd sa siis kuulsid, kus sa ennem olid? Tööl. Siim, mine mängi oma arvutimäng edasi. Sind ei saaks nagunii koondada, sa unustaks ära ja tuleks järgmine päev tagasi. Okei. Hei, kas teil läheb hästi? Ei. No, mina ja mu abikaasa lähme kuu lõpus Filipiinidele ja me mõtlesime, et äkki te tahate oma kaasaga ka tulla. Me maksame kõik kinni. Miks? No ma vaatan teid ja mul on tunne, et te vajate puhkust. Okei, ma mõtlen selle peale. Veel midagi?
ei, ma nüüd lähen. Mida ma teen? Nad on kõik nii toredad ja armsad inimesed. Noh, muidugi, kui Siim välja arvestada. See olukord siin on nagu Star Warsis. Meie oleme head ja juhatus on nagu Sifid ja hetkel nad sihivad kedagi oma Death Stariga. Raske on. Oi, ma loodan, et ma saan Luke olla. Yes! Halloo! Halloo! Tiit, saad sa aru, praegu Oota, tule istuma. Tulge kõik kokku korraks, kiiresti. No, mis siin toimub? Kes lahti lastakse? Oota korra. Meil on väikest teada. Ja. Ühesõnaga tuli selline teade, et teid ei koondatagi. Te jääte kõik siia. Hurraa. Mis hurraa, sa ei saa meie tunnetega niimoodi mängida. Kas sa üldse ei saa aru, mida sa teinud oled? Mari-Liis, tule minu kabinetti, lähme räägime sellest. Me räägime sellest kaua, väga kaua. Okei, marss tagasi tööle, olge kasulikud või midagi. Ja kui kellelgi on telefoni laenata, siis Mille üle olen ma hetkel kõige õnnelikum? Kas see oli see, kui ma tõstsin meie firma aastakasumit 30% võrra? Ei. Kas see oli see, kui ma jätsin ära meie firma reisi ning annetasin kogu raha loomade varjupaigale? Ei. Vot see on just see, millised toredad inimesed me oleme siia kokku toonud. Mulle meeldib, mis mul siin kontoris toimub. Need inimesed, kellega sa veeled iga päev nii kaua aega, muutuvad lõpuks peaaegu, et talutavaks. No kui kõik päevad oleksid sama kaootilised kui täna, siis võiks isegi ju tööl käia. Või ja kui tervisenurka saaks mõned lõhnaküünlad ja taimed, vot see oleks tervis. Mis asi on koondamine? No mul vahet ei ole, mis juhtub. No vaadake mind, kes ei tahaks sellist endale tööle. ma tõesti lootsin, et täna lastakse keegi lahti, aga võta näpust, alati ei saa olla õnnepäev. Ma vist võtan järgmise nädala vabaks. Vahest ma mõtlen, kuidas me kõik töö ära teeme. Mõnikord on meil siin täielik anarhia, aga töö saab ikka valmis. Uskumatu. Inimestel ikka meeldib siin. Kuule, millal see Filipiinide reis siis on?